Sissejuhatus Eliteki kodulehtedesse. Kui te olete saanud kirja selle kohta, et uus kodulehekülg on üles pandud, siis teie kirjas on kohe antud ka esimene kasutajanimi parool. Selleks, et nüüd oma kodulehte minna haldama, tulebki minna oma uuele kodulehele. Meie puhul on siin näiteks selline lehekülg nagu www.proovi.me, proovime. Olgu see siis meie niinimetatud uus leht. Vajutame logi sisse peamenüüs ja sisestame siia selle kasutajanime parooli, mis meile selles kirjas oli antud. Kuna parool on tavaliselt kõikidel uutel lehtedel üks ja sama, siis me soovitame, et vajutame sisesta, vajutame esimese asjana kohe minna see kasutajanimi või see parool siis ära muuta. Kasutajate haldamise keskkond asub sellises menüüs nagu intro. Selle all tuleb valida admin ja kasutajad. Võtame siit kasutaja info, klikime selle peal ja saame selle kasutaja muutmise sisse. Nüüd tuleks siin see parool ära muuta. Teine ja kolmas väli on parooli väljad. Paneme siia uue parooli. Nii, ja siia paneme veel selle sama parooli uuesti. See peab olema siis meie uus parool, mis me sisestame. Nüüd selline koht nagu firma email on ka samuti väga oluline teada. Kui te tahate omale kasutajaid, uusi kasutajaid luua ja uusi emaile juurde luua, siis see on see koht, kuhu tuleks panna linnukene, et loodaks uus maili aadress, aga kasutajate loomise ja emailide loomise kohta on väga spetsiifilised videojuhendid ka eraldi olemas. Nii ja muuda. Soovitame seda admin.ee kasutajat mitte muuta ega kustutada. See on vajalik teinekord teile endale, kui te tahate meie käest abi saada. Kodulehel vaja midagi muuta, millega te ise hakkama ei saa, siis see on kasutaja, millega meie pääseme teie lehele sisse. Nüüd, kui kasutaja info parool on ära vahetatud, võime hakata tegelema juba kodulehe haldamisega. Väga põhjalikult on kõik protseduurid, mida kodulehel teha saab, on olemas Eliteki kodulehel videojuhenditena. Lühikesed 2-3 minutised videolõigud, mis näitavad konkreetselt, kuidas lisada menüülinki või kuidas lisada mingit pilti või kuidas galeriid luua või masspostitust, mis iganes. Ja soovitame need läbi vaadata. Videojuhendid, selleks tuleb minna Eliteki kodulehele. Me oleme nüüd siin Eliteki esilehekülje peal. Siin on paremal pool selline koht nagu tutvu põhjalikumalt videojuhenditega. Kui nüüd meie kodulehel peaks midagi muutuma kujunduslikult, siis igal juhul saab selle videojuhendite lehe kätte ka siit. Võtate üleval kodulehed ja videojuhendid. Ja selle lehe peal on nüüd juba üsna põhjalikult iga erineva protseduuri kohta üks väikene videolõik tehtud ja soovitame seda väga usinalt ka kasutada, kui mingi koha peal jänni jääte. Aga praegu räägiksime ära kõige olulisemad ja põhilisemad kohad. Esimene asi, mis te võite kodulehel tahta teha, on kodulehel kujundust vahetada. Meil on olemas väga suur hulk erinevaid tasuta kavandeid, mida on võimalik kodulehel ise vahetada ja siis otsustada, millise kavandi kasuks te tahate, et teie leht oleks. Selleks tuleb minna intro, admin, meil on see admin siin juba lahti, ja saidiseaded. Ja saidiseadete all on selline koht nagu vaikimisi teemaseaded.
nüüd kaks kohta, kus saab seda kujundust vahetada. Esimene neist on mõeldud iseenda jaoks katsetamiseks, et määra vaikimisi teema, kui kasutaja on sisse logitud, ehk kui me siin muudame kujunduse ära, siis ta ei ole veel mitte sisse logitud kasutajal, ehk siis tavalisel kodulehe külastajatel veel näha. Aga kui me siin ära muudame, siis meie näeme seda, kuna me oleme sisse logitud. No võtame siit mingisuguse teise kujunduse, näiteks 31a, salvestame ja värskendame lehte. Nüüd on näha, et kogu meie kodulehe kujundus on muutunud ja siin me saame jälle teha oma korrektuure kodulehel, panna selle kavandiga seonduvaid pilte üles. Aga paneme meie praegu selle teise kavandi tagasi, meil oli 33a. Salvesta, värskendame veel korra lehte. Kui te ei leia omale sobivat kujundust nende valmisolevate tasuta kavandite hulgas, siis alati on võimalik luua ka erilahendus selle kodulehele. Disainerid teevad täpselt sellise, nagu teil vaja on. Nüüd edasi kodulehe muutmise juurde. Kodulehel on erinevad tsoonid, kus midagi muuta saab. Lähme siia kodulehe esilehe tagasi. On sisulehe ala ja siis on erinevaid tsoone, näiteks siin on, kus on pealkiri, proovime, on tsoon nimega päis 1. Siin on vasakul menüüs, vasakul alammenüü veerus on näiteks selline asi nagu liitu uudiskirjaga, hetkel see asub tsoonis lisaveerg 3. On jalus olemas, kuhu saab kirjutada telefoninumbrid, kõik muu vajalik info, see on jalus 1 tsoon. No näiteks lähme siia päise tsoonid sisse ja muudame seda pealkirja, proovime, paneme näiteks siia 2 e-d. Kerime lehe alla ja salvestame. Nüüd on näha, kuidas kohe siin päises muutus. Siin ei pea olema tekst, siin võib olla sama hästi ka pilt. Näiteks kui me tahame tagapõhja pilti, kodulehe tagapõhja pilti vahetada, siis me võime minna lisaveerg 10-sse ja panna siia meid huvitava pildi. Valime siit pildi ikooni, lae ülesse, vali fail. Minul on siin juba hulk näidisfaile, mis on ka Eliteki lehel tegelikult olemas. Eliteki lehel on ka valmis pilte olemas. Valime näiteks ühe kavandi, saadame selle siit oma kodulehele ning salvesta. Ja näete, kodulehe üldine väljanägemine on kohe hetkega muutunud ainult sellest, et me vahetasime tagapõhja pildi ära. Neid tsoone on siis väga mitmeid erinevaid ja igale poole on teil võimalik panna nii pilte, tekste, tabeleid, bännereid, näiteks e-poe, ostukorvi pisikest aknakest ja nii edasi, nii edasi. Kui nüüd minna reaalselt juba kodulehe loomise juurde, siis ilmselt esimene asi on soov luua kodulehele uusi menüülinke peamenüüsse. Meil on siin juba näiteks mõningad menüülingid olemas, aga näiteks me tahame siia peamenüüsse saada uut linki. Võtame siin peamenüüs kõige parempoolse pliiatsi, lisa ülemlink, lähme hiirega selle peale, me ei kliki, lähme lihtsalt hiirega peale ja valime siit alt ülemlink. Kellel on selline kavand, kus on rippmenüüd, siis rippmenüüdega kavandites on selle pliiatsi asemel siin plussmärk. See tähendab täpselt seda sama, mis pliiatsid. Võtame lisa ülemlink, paneme talle pealkirja, näiteks test. Siin on võimalus meil kohe juba seda lehte täitma hakata, näiteks kirjutame siia sõna test siia sisse, kirime alla ja klikime salvesta. Vaatame üle veel, millised õigused sellel lehel peaksid olema, kui meil mingeid eriõigusi lehele ei taha panna, paneme lihtsalt veel korra salvesta. Ja ongi meil peamenüüs uus menüülink nagu test olemas. Kui me tahame sellele menüülingile teha alamlinki, klikkides siin test, tekiks meile siia vasakule poole veergu alammenüü, näiteks nagu meil siin firmas puhul on juba teatud alamlingid olemas.
siis tuleb meil võtta selle testi ees olev pliiats ja valida siit menüüst lisaalamlink. Täpselt samamoodi luuakse uus leht, nagu me juba korra läbi tegime, aga lihtsalt see menüülink ei looda mitte enam peamenüüsse, vaid selle peamenüülinki testi alla alammenüüna. Kui meil on menüü tehtud, siis tahaksime minna seda lehte reaalselt juba sisuga täitma. Võtame vastava lehe ette, klikime muuda lehte ja esimese asjana soovitame teil kasutada šabloone, nii-öelda valmis malle lehe jaoks. Muidugi on võimalik kohe ka tekst siia kopeerida või lihtsalt kirjutada, aga kujunduslikus mõttes oleks mõistlik kasutada kohe mingisuguseid valmis malle, valmis šabloone. Valmis šabloonid on olemas selles editoris ja kohe selle peamises reas on selline ikoon, mille nimi ongi šabloon. Valime siit, klikime siin peal ja nüüd ta annab terve nimekirja valmis šabloone meile. On igasuguseid erinevaid valmis šabloone, neid me kogu aeg täiendame, neid tuleb pidevalt siia juurde. Aga näiteks võtame ühe valmis oleva sellise malli, kus on 4 veergu, klikime siin peal ja näete, tuleb selline valmis tabel meil siia ette. Paneme nüüd salvesta, see on näha, kuidas esilehel tekkis selline valmis põhi, kus on võimalik ainult muuta pealkirja, vahetada pilt ja muuta teksti. Samamoodi saab neid šabloone kasutada kõikides tsoonides. No näiteks, kui me soovime siia lisaveerg 4 lisada ostukorvi ikooni, läheme selle tsooni muutmisse, vajutame jälle šabloon, vaatame, kus meil siin need ostukorvid on, shopping cart näiteks, paneme salvesta ja näete, on meil see ostukorv siin ilusasti vasakul olemas. Kõikide nende šabloonide ja lisamoodulite, lisaobjektide kohta on meil videojuhendis oluliselt põhjalikumad kõik näited välja toodud. Näiteks korra veel selle koha üles, kus need videojuhendid asuvad, et seda läheb kindlasti rohkem vaja. Siis Eliteki kodulehel, tulles esilehele, siin paremal pool on link tutvu põhjalikumalt või kui on meie kujunduses midagi muutunud, siis igal juhul leiate siit kodulehed, peamenüülink, lööb üles videojuhend. Siin on juttu siis nii kodulehe keelte seadistamisest, saab neid keeli juurde lisada, maha võtta, on võimalik lisada kodulehele tiitleid, ikoone, pilte, Facebooki nuppe, uudiseid. Samuti on e-mailide kohta väga põhjalik jutt siin videojuhendid olemas, erinevad veebivormid, on olemas väga põhjalik kataloog e-poe seadistamise ja e-poe toimimise kohta, sündmuste kalender, näiteks masspostituse kohta, mis on päris uus lahendus, on üsna põhjalikult tehtud videojuhendid. Masspostituse süsteemi kasutame ka meie ja saadame oma klientidele regulaarselt välja. Meie kasutame masspostitust ka selleks, et näiteks teavitada sellest, kui on toimunud versiooni uuendused. Kõikide Eliteki kodulehtede puhul toimub pidev tasuta versiooni uuendamine ja kui mõni uuendus on toimunud, siis nendest uutest võimalustest ja funktsioonidest tuleb meil ka juttu selles videojuhendite lehel. Head kasutamist!